Nii, tänane episood. Nii, ma loodan, et tuul väga ei sega. Tahaks selle korstna panna läbi lae või täna ei pane ka. Selles episoodis siis alustame korstnast. Päris keeruline selle korstnaga, sest lihtsalt korstnat läbi katuse on keeruline panna, sest üks kummi üleminek, mis ma tahaks, et isoleeriks, et vihmu sisse saaks, ei kannata nii kõrget kuumust, kui siit tuleb. Topeltseinaga isoleeritud korstnat ma nii väikest ei leidnud, kes leiab siis võib lihtsalt teada anda, kus saab. Ja teine probleem, sest mul seda suhteliselt lühikest vaja. Ma nii lühikest ka väga ei leidnud. Ma mõtlesin, ma teen selle ise. Nii palju lugesin standarditest välja, et seda võin kasutada. Ja aga sinna tuleb panna kivivill tulekaitseks. Tulekaitsevill peab olema minimaalselt tihedusega 100 kg kuupmeetri kohta. Ehk ma sellist kivi jälle nii väikest kogust ei leidnud, et ma saaks ümber ilusti rullida. Mul piisas ühest lehest, et enamus sellest ära katta. Ja ma mõtlesin välja siukse asja. Kui ma lõikan selle villaplaadi nurga all sellised võrdkülgsed trapetsid ja panen need niimoodi kokku, loodan, et on hästi näha, siis neid siia hästi palju pannes saab ilusti siia tihedalt ümber villa panna. Ehk siis saab selle ära katta ja hiljem ümber ma panen siia järgmise kihi nii-öelda plekki, et sellega peaks suutma tagada selle tuleotsa sellest katust läbiviigust, et ma panen nüüd selle siia ümber ära, sest see ei ole kuigi lihtne töö. Et siia sättida, siis näitan nagu edasi seda, et siin on isegi võib-olla mitut kätepaari vaja, aga see on see tänane plaan. Ja kui saaks selle valmis, siis läbi korstna ma proovin saada ühe spets ülemineku, mis siis tihendab selle vee sisse tilkumise ära. Nii et hakkame tööle, ma näitan, kui on siin mingi areng juba. Nii, korsten valmis. Et ma ei taha samal ajal katsuda ilma kindlasti, et kivivill pole kõige mugavam, aga see toimis suht hästi. Ma näitan kohe lähemalt, et ma lõikasin siis sellised nurga all tükid, mis lähevad kokku. Jah, see ei ole ühes tükis, aga minu arust seda installatsiooni see täidab. Väljast on nii, pärast on nipukad ja et siia tuleb veel dekoratiivne plekk peale. Ja siis seda on nagu juba turvalisem sinna panna, et teemeks ringi peale ja igalt poolt ühesugune. Et ma ei tea, kas seda nüüd igal pool kuumade ahjude juures on okei kasutada. Või ütleme, et kus kütuseks ja väljund gaasi temperatuur on kõrgem, aga selleks installatsiooniks on see väga hea. Nii et meil jäi isegi natuke plaadist üle. Seda saab kasutada selle lae isoleerimisel, et ma arvan, et on see, et ma panen plekid peale ja siis ma arvan, et hakkame juba paigaldama, et ma võtan vahepeal selle läbiviigu ka, panen ühe pildi siia ja siis hakkame seda paigaldama, et äkki saab asjad liikuma. Nii, korsten sai valmis, see villapanek toimis ja nüüd ma sain selle plekiga ümber, et selline on see korsten siis. Ehk siis siit on siuke kaetud, sees on toru. Tahaks selle siia panna. Sinna panekuga mul see mõte, et siia ma panen ka selle tulekindla villa, siis ühe metallist plekist plaadi, mis ka kirgab kuumust eemale ja siis teeme siia korstnaks augu sisse, et ma sain selle spets üleviiguga kätte. Kui me selle korstna saame sinna külge, siis me hakkame seda paigaldama. Ma teen kiired ettevalmistused ja siis hakkame seda ava sinna märkima ja lõikama, et ma toon kohe jupi. Nii, nüüd olen tagasi igatahes. Siuke plaat siis tugevuselt ka, et see tahaks selle korstna pärast siit läbi kinni panna. Ma panen selle siia kinni praegu, siis teeme selle järgi ava ära, sinna lõikame sisse ja võiks olla. Nii, pärast panen siia villaga. See ongi hea koht näha, et kui laia villatükki siia panna. Ma loodan, et see märkimisviis toimub. See on siis selline. Ma loodan, et selle järgi saab ja nüüd lõikaks üks augu sisse. Ma võtan nüüd selle plaadi ära ja teen mõned äkki igasse sektorisse ühe ava ette, siis on tead kuidagi parem teha, et
tikksaaga on, aga terasi ei ole. Kuidagi mäletan, et terasi oli, aga nii, et praegu on juba 8:30 õhtul, et ma lähen homme siis terasi ostma, siis näeme jälle. Nii, the next day. Öösel ei saadanud, tikksaaga on olemas, nii et hakkame saagima. Loodan, et läheb edukalt, aga kohe näeme. Auk olemas. Ilus. See ei olegi hullu, et natuke suurem, see ongi hea, näeb natuke mängima, et ma natuke mõõdistan ja siis panen selle plaat, mis mul siin oli, panen selle sinna ära ja võib-olla lõikan villa isegi parajaks, et teen need asjad ära ja siis panen villa selle plaadi külge valmis, paneme selle sinna külge. You get the idea. Nii, esimene tükk villas paigas, et paneme ikka siia igale poole. Kohe lõikan järgmist. Loodan, et seda on hästi näha. Proovime vahepeal seda jubinat siia ette. See tekitab siia. Siia vahele ka. Siit. Ja vajutada siis peaks ka. Kas jääb jutt peale? Jääb ilus. Selle järgi on hea lõigata. Ne? Nõnda. On siin ka tükk. Täpselt. Siis on ümber korstna ka. Nii, nüüd on siis see. Siit pole kinni, aga võtan korra veel maha, et villa jaoks on auk sees. Selle lõikan ümbert ära ja siis proovime toru sisse, et ma ei tea, palju seda jätta katusest välja, aga ma väga palju seda ka teha ei tahaks, et muidu lihtsalt võib kuskile kinni jääda, aga lõikan selle ära ja siis juba näitan paigaldust ka. Kõik sobis, ma panen teise kihi veel see villa siia. Siis on, seda ei saa siin kunagi palju olla. Nii, nüüd on siin siis 60 cm villa, 60 mm villa. Ja ma panen siis läbi nende selle korstni siia neetidega kinni, et kuna see puurimine värk tekitab suht müra, siis võib-olla pole teil kõige parem seda kuulata, aga ma toon asjad. Kompressor ei nüüd vait. Ehk siis ma vaatasin selle piiri ära. See piir jääb siit näha. Kas ma panen sellega selle kinni? Tuleb natuke seda suunda vaadata. Umbes, kui see on nii, siis ma panen selle sisse. Ja see piir jääks näha. Aga nüüd siis needin selle siia kinni, et kruvi vist on parem. Lähen toon kruvi hoopis. Nii. Üks pool on olemas. Ta praegu jääb siia ujumaga. See on taotluslik, teen teise poole. Nüüd on ta siin kinni. Lõigub. Ma tihendan veel need vahed ka ära ja siis hakkame juba läbi katuse panema. Kuku! Vaatame, kas ma saan nüüd selle ise siia paigaldatud, et või peab abiväge kutsuma, aga ma arvan, et saab nüüd. Ma proovin. Päris raskeks on see asi läinud. Nii, kinni. Praegu on selliste kruvidega, aga vaata on kinni. Siit sain ka villa vastu, see on hästi. Nüüd tuleb see huvitavam osa. Et ma ülevalt ära isoleerida, ma kohe näitan. Siin on nagu, on nagu näha. See ei ole hullu. Sest mul on selle jaoks üks õige asi ostetud. Korsten lõsti kinni, et saab autot kõigutada. Kaamera vist kõigub kaasa. Aga selline asi. Siis kui tihend, mis läheb see ümber, tuleb õigesse mõõtu lõigata. Ja siin on siuke pehme väänatav kõva tihend, kuhu alles panen veel mastiksi ka.
ja siis selle omavad korda katusekruvidega kinni ja nii jääbki ja see on nagu, seda kasutatakse katuse läbiviikudel. Siin on mõõdud ka peal. See on vist USA toode isegi. Jah, mingi USA. Aga isegi on toodud millimeetrites mõõdud peale. Siis tuleks ära lõigata ja siis nagu müts pähe tõmmata, et siis on siis nagu tihe, et ma olen toonud korra mõõdulindi, et saab selle ära mõõta ja siis hakkame tööle, siis näitan läheme. 195, 190. Siin on siuke vahemik nagu 191 kuni 203. Ehk siis ma lõikan ta siit ära. Okei, siin on teravamad kääre vaja. Later. Nii, ava sees, auk ava. Tegin seal plekipinna breikliiniga puhtaks, et liim hästi jääks. NB Quality soovitan. Siis endal on ka siuke asi nagu tire lube. Panin selle siia peale. Siis see kumm nagu lebiseb paremini peale. Ja siis venitamata siia peale. Ongi valmis. Nüüd see nüanss on, mida ma USA videos nägin, et kui katusel oleks nii-öelda kalle niimoodi, siis paneks nagu nii pidi, et kui vesi tuleb, siis ta voolab siit ära, et mitte nii, vaid nii. Eks praegu meil ka natuke on siin kaldumist, ma panen ta nii pidi ja siin näha nagu seda tihendit saab hästi selle järgi siin mudida. Ja nüüd on siis see, et ma tõmban siia markeriga jutti ümber, siis on teada, kuhu seda mastiksit panna. Panen mastiks ära. Ma selle mastiksega siin meeletult koonerdada ei näe mõtet, sest visuaali siin väga ei ole ja pigem lasta siin olla kinni, kui see, et hakkab läbi tulema. Panen ta siia peale. Vot nii. Ja siis kui ühest otsast hakkab minema, siis vajutame ilusti vastu. Nüüd siis katusekruvid. Kaalu järgi depos saab hästi osta. Ja siin oli see nõue, et iga kruvi vahele üks toll, ehk 2,5 sentimeetrit, mitte rohkem. Ehk siis see on nende nõue ja siis ma lasen selle siit tiiru peale, et paneme ühe kohe ära. Siis alustame nurgast. Nii, katusekruviga tihendab ilusti vastu ja ma vahen nüüd kõik kruvid ära. Jällegi võib tunduda, et liiga palju, aga ma nii lugesin, videodest vaatasin, teised panid ja ma ei olnud see koht, kus mõtlesin, et panen vähem. Edasi ma nüüd viimistlen selle mastikse serva ilusti ära, et vesi sinna nagu kuhridesse kogunema hakkaks, tõmban siledamaks ja vist proovime siis äkki ahju külge. Seal on veel paar põlve teha, aga siis saab siit ära minna, et tegelikult ja nüüd pole mingi vähem kui 12 tunni pärast läheb lennuk, nii et ma proovin selle viimased asjad paika saada ja siis ma lõpetan siin selle möksimise ära ja siis juba hakkame ahju sees vaatama. Nii, see on siis see ahju põhi, enne siin olid siuksed jalad. Aga mul siis on sellised, et annaks natukene ahi mängima ka kummipukside peal. Ma viskan nüüd selle siia ümber ja siis hakkame selle viin bussi, see on küll praegu ajutine külgepanek, ma tahan näha, kas korstnüandid kõik toimivad. Kui toimivad, siis tõstan maha ja siis on juba parem, nii et panen selle külge. Nagu näete, siis ahjujalad on all. Ma olen päris rahul. Ahju kõrgus on ka selline normaalne. Üks nüanss nagu on, mida ma enne lõpuni veel ei paika ei panda, on see, et see korstna kõrgus tuleb nagu õigeks tõsta ja siis ma olen oma nende 45 kraadiste nurkpõlvedega ei tee seda ära. Et ma parandan need ühed ära ja siis panen selle kokku, et siis nagu näete juba seda töötavana. Küll aga on see, et nagu mainisin, panen kohe minema asju pakkima lennukile, nii et jääme siit poolt pooleli ja siis näeme juba järgmise episoodi, et ma parandan vahepeal need vead ära ja siis ehk järgmine kord juba teeme ekspitsa ka. 1 hour later. Ei saanud veel video läbi, mul ei andnud rahu, et ma lähen puhkusele niimoodi, et see ei tööta igatahes. Nüüd on valmis või ütleme, et toimib ja tagasi tulles saab edasi teha, et see on ikkagi suur samm praegu. Ilusti leek põleb. Siin on kuumust nii, et käsi võib vabalt olla, ei ole mingit muret, sealt on isoleeritud ka, et
tõenäoliselt sellega pärast isoleerin ära, et lihtsalt sellepärast juba, et üks on tuleohutus, teine on see, et ta ei kütaks seda ruumi. Aga siin on siis jah ahi, siin all on vaba pind ja siin siis suur tööpind, et nüüd ma olen rahul. Nüüd võib minna tõesti pakkima ja vast lennukile ja nii, et näeme siis, kui algab uus osa.